Oktoobri lõpu hommik. Loodus on selline nagu maali peal. Lugesin eile sellist mõtet, et telefoninumbrid on enamikus riikides 7-kohalised sellepärast, et inimestele jääks rohkem meelde. Ja et meil on maksimaalselt võimalik 7 head sõpra. Just sellepärast, et meile jääks rohkem meelde. Ma mõtlen, et see on seotud ka võib-olla nädalapäevade arvuga, sellepärast, et ühe hea sõbraga peab minu meelest kohtuma vähemalt kord nädalas. Kui võimalik, sest head sõbrad on mul tihtipeale ka kaugel välismaal ja kui me kuuleme või näeme ainult kord aastas, siis me ikka tunneme seda hästi suurt lähedust ja hingesugulust. Minul on praegu 3 väga head sõpra. See ei ole kunagi elus nii konkreetselt minu meelest olnud või kui siis võib-olla teisme eas, kus mul oli hästi selgelt teada, kes on mu parim sõbranna või parim sõber. Aga praegu on ainult 3 inimest. Just selle viimase 1,5 aastaga, kui me oleme rohkem kodusemad olnud ja igaüks rohkem omas mullis. Aga ma tunnen, et ma tahaksin nendega kohtuda kindlasti iga nädal, võib-olla isegi 2 korda nädalas. Meie vestlused on läinud veel sügavamaks ja isiklikumaks ja kohtumised. Ma tunnen, et nende jaoks võiks olla aega mingi 2 tundi miinimum, 5 tundi optimum. Sellise kvaliteediga suhted on mul praegu. Kuigi ma armastan palju looduses üksi olla ja üksi kirjutada ja hästi palju vaikust ja üksindust. Siis ma arvan, et ma tegelikult olen ikkagi ka paljuski ekstravert. Ehk siis ma saan energiat suheldes ja annan energiat suheldes ka muidugi. Et ma lähen nagu elama ja särama, kui ma inimestega kohtun. Aga üksinda olles ma ka laen ennast ja töötlen kõike seda, mis ma inimestega kohtudes õppisin, kogesin, järeldasin, taipasin. Mitte teismelisena, aga ütleme 19-aastasena, kui me sõbrannaga hääletamas käisime Euroopas, ringi sõitsime, siis ma tundsin, et see Eesti vanasõna, et jagatud mure on pool muret ja jagatud rõõm on 2-kordne rõõm, tõesti vastab tõele. Sest kui me kaotasime Alpides passid 90. aastate lõpus sõbrannaga, kui Saksamaale minnes oli veel vaja viisat ja kui me pidime ühe öö veetma Lõuna-Prantsusmaal Provence'is mingis soos, kus oli nii palju sääski, kui ma Eestis polnud iial kogenud, siis oli hea jagada seda muret koos ja kõiki neid ägedaid kohtumisi ja õnnestumisi ja vedamisi, mis nendel reisidel juhtusid, samamoodi oli hästi äge kogeda koos sõbrannaga, et tõepoolest oli topelt rõõm 2 kogemisest. Ja öeldakse, et kui meil on lähedased suhted, siis tundub elu tähendusrikkam. Et meil on vaja neid olulisi suhteid oma lähedastega, oma perega ja siis kuni 7 sõbraga, võib-olla 1, võib-olla 3 nagu mul. Hoolitse selle eest, et su hing oleks hoitud, sulle kallid inimesed oleksid su ümber. Ja mõnusat päeva.